Selles videos leiame hulkade ühendi. Tuletame meelde, kui meil on kaks hulka A ja B, siis hulkade ühendosasse kuuluvad kõik hulga A elemendid kui ka hulga B elemendid, mis juba hulgas A siis pole esindatud. Nii et ühisosa on absoluutselt mõlema hulga kõik elemendid nagu kokku liidetud. Ja vaatame nüüd konkreetseid näidet arvuhulkadega. Olgu meil otsitavaks üks hulk X, mis on kahe antud hulga ühend. Tuletame meelde, et kahe hulga ühendi märgiks on selline märk, et see ütleb meile, et me otsime hulka, kuhu kuuluvad nii A kui ka B kõik elemendid. Ja siin joonisel see hulk oleks siin. Näiteks kui ma tähistaks seda C-ga, siis see on A ja B ühend. Nüüd jätkame meie ülesandega. Loomulikult alustame sellest, et kanname arvteljale mõlemad hulgad. Selleks algul lihtsuse mõttes kanname kõik arvud kasvavas järjekorras, mõõtkava ei loe, see on meil skeem. Nüüd hea, kui kahe värviga või näiteks pastakaga ja harilikuga me märgime nüüd hulgad. Nüüd 3 kuni 15, meie 3 ei kuulu, ehk siis selline kandiline, kuni 15, hulk lõpeb arvuga 15 kaasa arvutud. Ma siis viirutan. Ja nüüd järgmine piirkond on nüüd 10-st 20-ni, 10 kuulub ja 20 ka kuulub, me viirutame ka selle piirkonnaga. Nüüd küsimus, milline hulk, milline alapiirkond on nüüd nende kahe hulga ühend. Sinna kuuluvad ühendisse kõik elemendid, mis kuuluvad nii esimesse kui ka teise. Ehk arusaadav, et kogu ala, mis on vähemalt viirutatud, on meie ühend. Me võime väita, et meie kahe hulga ühend on piirkond 3-st, kindlasti sulg on nokas ümmargune või siis, et jälgida ülesande algust, on siis väljapoole kandiline. Igal juhul see väidab, et element 3 ei kuulu meie hulka ja nüüd algab viirutamine siin ja lõpeb siin. Nii et siis kuni 20 ja arv 20 kaasa arvatud. Teisiti võib ühendist öelda, me nagu liitsime kaks hulka.